Tänane vlog algab siis sellisest kohast nagu legendaarne Tartu Ümera pood, mis mul siin selja taga on. Siis selline koht, kus mina oma lapsepõlve poes käisin kogu aeg, et siukene sisuliselt kodupood. Ja siin on üks siukene äge koht nagu Retro Burger, Retro Kiosk. Siin ma olen aastaid mitte midagi ostnud, aga koht ikkagi endiselt eksisteerib. Ja vaatame siis, mis hinnad siin on. Retro Burger 4,90, siis on siin grillburgerid 6,20, heined, friikad ja Pepsi ja frapid 6,10, krõbekanasalat 6,30, siit mis siin veel saab siis. Praed on friikad, bataadikaste ka, ohoh. Bataadivärki võiks küll siit osta mingi hetk. Aga mis kellane see lahti on? See on esmaspäevast reedeni 9 kella 7, laupäev, pühapäev on siis suletud. Ja taustas on siis udusse mattunud Tartu teletorn. 10, 20, 30, 36 aastat tagasi. Niimoodi siis või? Jah. Kurat, kuidas see vanus niimoodi on turja karanud. Aga ega siin väga midagi muutunud ei ole, et see Tamme linn on ikkagi suhteliselt samasugune, nagu ta kunagi on olnud, et siuke basic. Siit on ju pärit meie kurikuulus legend Kool D, kes siis minu vanavanemate majast siis nagu elavas orienteeruvalt, ma arvan, siis paarisaja meetri kaugusele. Ja siin on siis nüüd see 16 kannu. Nimi on vist veel sama või? Isegi on, jah. Siin on ka toiduhinnad näha, mis siis on siis. Salatid 9,50, supid 7,20, firma praad 14,90, snitsel mingi 11, ütleme niimoodi. Praad, magustoit 5,90 päeva pakkumine, 2,70, ütleme 6 euroga saad siukse päeva prae kätte. Aga mis see kõige kallim praad on meil siis? On ahjulõhe ja see on siis 16 eurtsi. See on pastaroadel. Ühesõnaga, toitu siin on, jah. Et ei saa kurta, et ei ole. Ja. Siin on siis mingi väliala, kus saab istuda ja muises seal üleval teisel korrussel, seal ma töötasin kunagi. Seal oli siuke asi nagu mingi Rootsi firma. Kui ma nüüd hästi mäletan, oli selle firma nimi Teglaner. Ja seal tehti siis mobiiltelefonidele antenne, neid saateantenne, millega siis saab seda levi nagu paremaks, et pandi siis kuskile masti ja nii edasi ja siis sai neid seal komplekteeritud, tinutatud ja monteeritud ja kõike sellist asja tehtud, et hästi huvitav töö oli, et igav ei olnud. Oli tükitöö ja siis kõik võimalikud sellised komponendid, mis vaevu näppude vahel püsivad, siis sellised imepisikesed, kus oli, ütleme, näiteks auk läbi puuritud ja siis sa pidid sealt selle mingi laua peal, mootori peal laskma siis selle krassi ära sealt, et see näppude vahel ei lõikaks sõrme. Et selline asi. Ja siin on nüüd siis veel üks pood, mis kunagi oli siin nüüd mingi eramaja. Ja ta oli ka siis eramaja, aga siin sai ka käidud poes. Siit kuskilt uksest sai sisse ja ostetud siis kõiksugu nänni, mis siis oli saadaval, et ei viitsin sinna, ütleme, Ümera poodi minna ja siis tulid ja ostsid sellest poest. Ma olen autoga siit nüüd läbi sõitnud ja ma ei ole jalutanud siit
pakun ajaliselt samuti ma arvan 30 pluss aastat, et ei ole sattunud lihtsalt siia ja ei ole olnud põhjust, et miks ma peaksin siia tulema ja jalutama ja nii edasi. No nagu näha, siis siin igal pool renoveerimistööd käivad ja siuke Tammelinn vaikselt siis teeb oma asju korda. Ja nüüd ma siis tuuseldan siit mööda seda suurt kaart edasi ja varsti jõuan siis raudtee ületamise kohta. Jõudsingi siia raudtee juurde välja ja sealpool on siis Valga ja Tartu ja siit käib siis rongiliiklus, mis mõned korrad päevas, ma ei tea, pakun, et maks 4 korda, mitte rohkem. Ja seal on nüüd siis see teine raudtee. Jah, siit olen ma ka ikkagi jalutanud ikkagi aastaid üle läbi surnuaia teisele poole. Et siukene liiklus on olnud, jah. Aga jah, täna oli siis niimoodi, et ma hommiku tõusin üles siukene mega ramp väsinud ja mitte ei viitsinud üldse mitte midagi teha. Ei minna tööle, ei edasi magada, ei vlogida ja nii edasi. Et ma ei tea, vahel on siuksed päevad, ma ei tea, kui palju sina oled seda enda jaoks teadvustanud, et kui saadaks nagu kõik kuradile ja lihtsalt oleks niisama vedeleks ja ma ei tea, kas see on siis vitamiinipuudus või päikesepuudus või kurat seda teab, millega tegu on, et aga jah, siuke mega väsimus ja kuidagi ma need jalad ikkagi alla sain ning liikuma, nii et aga kui juba oled üles tulnud ja tuuseldama hakanud, siis juba tõuseb siuke emotsioon ka. Varem ma tegin päris hommikuti ka trenni, aga nüüd ma olen jätnud selle trenni tegemise pigem õhtusse niimoodi kella 10-11 ajal teen ma oma tegemised, toimetamised ära, et ja siis hommikul kohe mitte ei viitsi, eriti kui sul on veel 6:45 on äratus ja silmad on veel täiesti kinni, nii et jah, ja siis tõmbad oma kohvi ära ja kontoris tõmbad teise kohvi ja päeva peal veel 2 tassi musta teed. Nii et õhtul ka veel ja selline see päev on. Aga jah, ma tahtsin veel rääkida sellest väsimuse teemast, ja siis puhkamisest. Et kui palju nagu üldse keegi endale puhkust lubab. Töötasin ise niimoodi, et mingi aeg 8 aastat jutti, et ma ei puhanud üldse. Ja ei suvepuhkust, ei talvepuhkust. Ja arvasin, et nii on nagu fun. Aga reaalsus on see, et ei ole. Et sa keerad oma tervise niimoodi tuksi, et vähe ei ole. Ja nüüd ma siis viimastel aastatel olen hakanud puhkama niimoodi, et ikkagi võtad ja puhkad. Noh, see tähendab siis seda paberi peal puhkust nagu, et aga reaalsus on ikkagi see, et sa ma ei tea, kuidas sinul on, aga minul on niimoodi, et ma isegi kui ma lähen kuhugi puhkama, ma ei oskagi enam puhata, et kui ma võtaks näiteks telefoni, paneks ära, siis oleks niimoodi, et mingisugune ma ei tea, paar tundi võib-olla või. Ja siis olekski kõik. Väga paljudel on see, et nad tõmbavad oma mured viinapudelisse või siis uputavad selle džinni või mõnesse muusse alkoholi või siis traagidesse. Kahjuks minul see omadus puudub, nii et või õnneks või ma ei oskagi isegi öelda. Sest fakt on see, et nii harva kui mina midagi üldse alkoholi joon, siis esiteks mul on järgmine päev meeletud pohmellid ja see on ka üks põhjusi, miks ma üldse juua ei taha. Et
et kui jood ära ühe õlle ja sa järgmine päev lihtsalt mõtled, et sa sured ära, sest sul on nii paha olla, siis ilmselgelt on kas maksaga midagi valesti või ongi midagi väga valesti ja siis sa nagu ei tahagi juua. Sest ta ei ole mulle tegelikult mitte kunagi pakkunud mingisugust emotsiooni, et mul tuju tõuseks sellest või oleks nagu fun olla või tahaks pidu panna. Pigem ma tahan pidu panna niisama, kui ma ei ole mingisuguse alko mõju all. Ja kui sa oled selle paar koksi ära võtnud, siis on ju see, et seal on nii palju miinus, et sa ei saa enam autoga sõita, sa ei saa, ma ei tea, mitte midagi teha. Sul on nagu mingisugune hommikul on räme pohmakas, siis hakkad seda ravima, siis hakkad juba enne magama minekut mingid C-vitamiine ja mingid muid asju sisse kaanima koos suure veekogusega, et veidikenegi leevendada seda hommikut. Väga harvad juhused on need, kui siis nagu ütleme, pohmakat ei ole. Aga ma vaatan, et siin tehakse vist mingisugune raudteealuse jalgratta ja jalgteetunnelite rajamine Aianduse ja Väike-Kaar tänavas. Väike-Kaar. Üks projekt siis või? Okei, sinna ka tehakse siis vist. Siit saab siis rattaga teisele poole. Siit suvel liigun rattaga seda teed pidi mööda raudtet ja kes on mu TikToki laive jälginud, millest nüüd on möödas muidugi, ütleme sellist aktiivlaividest on möödas juba, ma arvan, mingi 8 kuud. Siin üks päev tegin, üleeile äkki või. Tegin ajas mingisugune 13 mintsa juttu ja siis katsetasin YouTube laivi ka. Ja ei ole enam seda vaibi, mis kunagi oli nagu, et kui neid musalaive ja asju sai tehtud, et praegu ei paku pinget enam mitte miski nagu, et kuidagi igal asjal on nagu oma aeg ja kui see aeg läbi saab, siis et teeks uuesti, nagu ei tea. Proovisin ka siin teha seda laivi Reisikompassi kanali pealt, kui ma Kreetal olin ja olid küll, ütleme, vanad seal TikToki sõbrad, kes tulid laivi ja oligi nagu tore rääkida üle pika aja juttu ja nii, aga kuidagi midagi nagu puudu, ma ei tea. Mul tuli üks asi veel meelde, millest rääkida on siis influencerid, sisuloojad, kõik võimalikud suunamudijad ja kus need nimed siis need tulnud on. Et mind ennast häirib nagu kõige rohkem selline sisuloome, mis nagu ei ole autentne. Et mis on nagu üks pidev toodete taevani kiitmine, sponsorile pugemine ja nii edasi, et saada siis kätte see oma toode või siis raha natukene siis, et selle asemel, et olla autentne ja aus, öelda seda, mida sa asjast arvad.